siis ma ei saa aru, mida ma lõikan välja, vaid tule. Okay, räägi, ma ei lõika tegelikult. Ma panen sisse selle. Bloopersid. Nii. Tšau! Joo, what's up? Kuidas läinud on? Kuule, minul on üli hästi läinud, et selles suhtes kindlasti võin ma ikka reklaami teha, on ju? Muidugi. Et biokeskus.jg ikkagi eestimaine lõpp, vaata, mitte zombid. Et on tulnud siis uus koduleht koos e-poega ja selle kirsiks on siis mul ka oma brändi tooted. Ehk siis Pincelod. Mõeldud küünetehnikutele ja Ütle mulle, sul on küünetehnikutele pintslid, aga ma tean, et Ripsmäe kulmutehnikud kasutavad ka küünetehnikute pintslid kulmude modelleerimiseks. Kas sul on need sellised pintslid ka, mis need on need ombre-laadsed? Ei, selles mõttes, mitte ombre, mitte kaldega. One-stroke, ja, tulevad. Kusjuures just täna võtsin testitud pinslid koju kaasa, et täna ma nüüd kirjutan neile õhtul ja siis tulevad tellimus, nad lähevad sinna prantslase alla, aga need tõesti need... Et kulmutehnikud võivad ka? Jah, ma püsimeigis kasutan ka kaldega pinsleid. Ühesõnaga, uued pinslid, palju õnne? Aitäh, väga tuim, aga aitäh. Mina või? Väga uued pinslid, palju õnne. Oleks palju õnne siis, noh. Ma olengi selline klassikaline eestlane. Nii. Ja ma sain aru, et sulle tulevad ka müüki. Et kui te minu käest ei taha osta, kui te ei taha otse mind toetage siis mind läbi Kristeli. Minge siis Salon Kaupluse lehele ja tellige sealt. Ega ärge arvakete nendest mööda. Need on varsti igas Eesti otsas, on need pinslid. Oho, super. Ja no lahe, ise. Mul muhvigi. Sama. Töö kogu aeg. Täiega. Töö magamine, ma sain aru, et sa magasid täna. Täna ma magasin, täna oli mul täiesti mõõdetu päev. Okay. Ja kodulehel samamoodi uus bränd, Makear, küünetehnikutele. Maker, Makear. Ja selles mõttes nagu tuus bränd ja tuusad asjad, teistmoodi asjad. Ma sain aru, et see on veits nüüd taskukohasem bränd. Natuke taskukohasem. Ja kui küsid, et miks ma uue brändi võtsin sisse, lihtsalt sellepärast, et seal on nii palju lahedaid asju, mida ma varem pole näinud. See kroom, see vedelkroom, et eelmine nädalavahetusel oli vipide üritus, et kuidas vipiks saada, siis palun tellige rohkem Salon Kaupluse lehelt, siis te saate aru, kuidas vipiks saada. Ja Kristel oli nii äge, et ta korraldas ühe vipide peo ja kus oli mina ja siis oli meil veel koostööpartner Kleanella, Angela, tuli siis hügieeniga ja kogu üritus oli vipidele tasuta. Seega selline mõnus äge see. Ja vipiks saavad siis need, kes on... Kas mingi aasta jooksul tellitud või? Ma vaatan kogu ajaloo vältel, kes on kõige enim nagu Salon Kaupluse toetanud siis nii-öelda. Okay. Ja siis on meil hästi palju lugusid tulnud sisse. Jaa, suured tänud teile. Tõesti selles mõttes metsikult. Kui palju meil neid lugusid on sisse tulnud. Aga hakkam minema siis. Davai. Võta Essa lugu. No davai. Nii, esimene lugu siis, ma tahtsingi öelda, kes meil saatis loo. Okei, me ei ütle. Nii. See on see lugu, mis on see kõige õudsem lugu üldse. Oli või? Jaa, okei, see on jah. Nii, aastaid tagasi, kui olin alles õppima asunud, juhtus järgmine lugu. Õppisin pediküüri tegijaks. Olin mega roheline ja isegi ei teadnud veel kõike, mida tegema peab ja selline kerge ärevus oli iga kliendi ees. Oli siis jälle praktikanädal. Vahemärkusena ütlen, et kandsin mütsi, maski, prille, kindaid, metriided, põlle ja isegi kätiseid. No nii nagu kord ja kohus ühele eeskujulik õpilasele. Minul tavaliselt ütled alati, et nagu seemendaja. Ahah, no nii. See kõlab selle loo juurde väga hästi. Põhimõtteliselt küll. Kuidagi välja kutsuvalt ma ei olnud riietunud ega meigitud. Põhimõtteliselt paistsid ainult silmad, need ka kaitseprillide alt. Tuli siis mulle esimene meesklient, soomlane. Me väga ei rääkinud, keelebarjäär oli vahel, mõned viisakused vaid. Mees ise tundus selline normaalne, puhas ja hoolitsetud keskealine. Mulle miskipärast Soome meestega seonduvad ainult suured paksud purjus vanamehed, aga okei. Olin hooldusega suht lõpupoole. Jõudnud koorisin jalgu ja siis veel vend, nüüd on juba vend, enne oli klient, nüüd on vend, niheles ja niheles. Ei teinud alguses välja, isegi ähmi täis, kohe tuleb ju uus klient. Siis märkasin, et meesterahvas kergitas oma pükse, nüüd läheb juba kahtlaseks, ja pükste vahel paistis korralik erutunud fallos, vemmel, riist, kui keegi veel ei ole aru saanud. Ma ei tea, kuidas seda elukat nimetada, igatahes mitte noku, sest noku on nunnusõna. Ja see ei mahtunud tal enam püksi.
Ta ei üritanud seda varjata, vaid pigem rõhutas ja sättis selle täitsa välja. Mida? Ma olin nähtust väga šokeeritud. Nägu leemendamas punastamisest õpilasena ei julgenud kohe minema ka minna. Kuivatsin ta jalad kiirelt ja alles siis panin kabinetist minema. Odav tunne oli, väga odav. Nagu elu esimene meesklient ja kohe nii. Kas ta ette maksis või ei maksnud, mina ei tea. Ma ei julgenud kellelegi midagi öelda. Ja sel hetkel oli tunne, et mina tegin midagi valesti. Nagu ma mõtlen, mis... Massaaž jälle, ma arvan, või? Ei, aga mis nagu eesmärk siis oli? Miks ta selle nagu, mis ta tahtis? Ei, no ma mõtlen, mis ta tahtis. Et selles suhtes ma arvan, okei, jällegi me jõuame fetišteni. Ta oli liputaja. Variant, sest tegelikult isegi kui tal juhtus see, okei, vaata, me oleme punktidest rääkinud, meil on lugusid olnud, vaata, et mõned punktid erutavad siis rohkem kedagi. Ma tean seda inimest, kes selle loo meile saatis ja tal on siiamaani sellest... reaalselt, jah. No vot, aga lihtsalt mulle tundub, et vaata, kui sa räägid liputajat just sellepärast, et ta pärast sättis selle reaalselt, vaata, paika. Kas liputajatel ei ole mingi see teema, et neile meeldib, kui inimesed ehmatavad? Jaa, nendel on see, vaata ka, neid endorfiine või mingid asju, vaata, saavad kohe sellest, kui inimene ehmatab selle peale. Jah. Nad on tegelikult, nad ei olegi üldse nagu ohtlikud võib-olla. Nad ei tule nagu, tegema vaata kohe sinuga, aga neile meeldib, et nagu Aga ma tean jah, seda tegijat ma tean ja ma tean, et tal on ta ütleb, ma alles hiljuti nägin, nagu rääkisime sellest loost ja siis ta ütles, et kui ta siiamaani on tal nagu niimoodi, et kui ta sellele mõtleb, ta tuleb kohe see pilt silme ette, et ta on nagu väga šokeeritud. Aga kas sa nii palju tead, kas ta on veel jätkanud nagu meeskliente võtma või? Äkki ta isegi ei tea. Ei tea. Okay. Aga... Mis sina mehena oleks siis teinud? Ega põhimõtteliselt sama nagu, et ta jooksis välja või? Ma oleks sama vist teinud ja ma oleks nagu vaatanud ja oleks pea maha keerunud ja oleks... Okei. Not bad. Kui ta seal juba elukas nimetas, et nokust oli asi kaugel. Joo, kiva, kiitos. No jah, aga vähemalt jäi ta nii palju viisakaks, et ei olnud happy endingut. Elu jäi kuivaks. No tõsi jah, aga nagu... Pärast oleks veel rohkem jama koristama, nüüd koristas ainult oma tööjama. No seda jah. Aga ei, see on ikkagi nagu retsa ahistamine. See on kindlasti, ja me jõuame. Täpselt nagu see massaaživärk, see ei ole nagu füüsiline vägistamine, aga see on ikkagi nagu vägistamine. Praegu kujutasin ette, et mõtle, et nüüd meesterahvad tulevad, siis on nagu must have mingisugused lisavestid siia, vaata, või mingisugused mingid püksid paned ja kaitse, et nagu kindlasti, et midagi ei tulnud. Kui turitab, siis turitab talle sinna sisse, tead. Pitsitab tal seal, see ei olnud tema asi juba. Ei, aga see ei ole nagu okei. Ei, see ei ole tõesti nagu okei, aga me järjest rohkem meie vaatajate lugude järgi saame aru, et maailm on tegelikult suhteliselt väärastunud ikkagi selles suhtes ja ei ole midagi nii ilus ja roheline. Aga see, vaata, ühesõnaga, meil oli ükskord siin oli sellest jutust, see ei ole kunagi nagu sinna videosse jõudnud, aga et mõtle, kui naised oleks näiteks juuksur, et võtad nagu endal selle ühe rinnapaljaks seal. Lõikad juukseid, mees juuksur oled, lõikad juukseid ja siis äkki vahepeal tõmbad põlle vahelt, tõmbad pops. See on, vaata naiste puhul ongi võib-olla nende plussiks on see, et neil ei ole nagu midagi, mis välja nagu rooniks. Ainuke asi, kui tal on nagu... Ei, sa saad ise võtta, aga mees võtab ka ise välja. No jaa, aga kui tal nagu... No ma saan aru, aga see ei pea ju ponnitama kuskilt. Ei pea, ei pea. Kuskil ja naistel on ainuke asi on lihtsalt, no jaa, vähe külmem. Ma võin ka võtta nagu... välja selle sättida. Kui on mida võtta. No jah. Kui on mida võtta. Paned soki ääre niimoodi rippuma siia. See on põhimõtteliselt vaata. See on sama perv võib-olla, Ühesõnaga, aga mis ma tahan selle öelda? Küll see pervoks, aga nii tubli vaata, see ongi see, et väga eeskujulik see teenindaja, kui tal kõik nagu seemenda kostüüm oli seljas. Korralik väljaõpeta. Selles suhtes. Selles suhtes väga tubli. No ma ei tea jah, ei, see on perv ja kas ei ole ühtegi kohta, kuhu ma võiks kaevata, et kuulge, et mul on mingi inimene ahistab end või? No jaa, aga ta ei ole sind puutunud selles suhtes. No mis asja see? Ta ei puutunud sind ju. Ära anna hoogu juurde. Jaa, ei anna, aga ma lihtsalt tean,
et see on põhimõtteliselt nagu ma ütlen et tead, on küll nagu halb nagu see võrdlus. Et kui sa näed liputajad metsas, siis sa ei saa nagu kaevata. Ei, seda sa saad nagu kaevata. Sa ei ole kindel. Ma näen ju, et tal juhtus praegu nii, aga võib-olla ta oli ise ka šokis, et tal niimoodi juhtus. Äkki ta on impotent ja nüüd see tüdruk ravis ta välja. Sa ei tea ju. Lõpeta järgi. See ei ole normaalne. Kuidas öeldakse, et ära muista ei... Ma teeks kohe TikTokina. See samas kohe plaks video peale kohe. No tänapäeva. Laseks blurriks selle näo ära, silmad. Ja paneks ta sinna. Ühesõnaga, tubli. No vähemalt nii palju, et ta läks minema ja ongi kõik. Midagi ei teinud. No jaa, aga teenindajal on eluks ajaks trauma. Ilona, terveks eluks. Ta näeb seda. Mina võib-olla mehi ei võtaks siis enam. Lihtne. Kui ainult oma meest. Ok. Nii, davai, teine lugu. Davai. Nii, mul tuli üks päev viimane klient 16.30 kell laki hooldusesse. Muidugi 5 minti veel hilines, aga andsin selle talle andeks. Terve aeg põhimõtteliselt ühtegi sõna ei rääkinud ja midagi küsisin, siis vastas hästi napisõnaliselt. Tunnike sai täis ja värvisin juba esimesi küüsi punaseks, kui siis järsku ütles mulle, oi, kell juba 5:30. Kuule, aga ma käiks kudumis... Kuule, aga ma käiks kudumisringis ära ja peale kudumist tuleks siis tagasi ja lõpetame küüned ära. Selle peale ütlesin, et vabandust, aga sellist teenust ma ei paku, et jätan töö poolikuks ja siis hiljem jätkan. Mainin, et kudumisring oleks 2–2,5 tundi kestnud. Tema vastus mul oli, jah, küüned kleepuvad. Jällegi edasi ühtegi sõna ei rääkinud, aga hakkas vist kättemaksuks nii öelda pahandusi tegema. Ehk pani märjalakiga sõrmi vastu lauda või läks ise vastu ja kuivatas ära ning peale kuivatamist alles ütles, et vaata, ma läksin ise vastu, et teen korda. Kõik loo lõpp. No. Lõpu mõtleme ise välja. Aga ma imestan seda, et ainuke asi, mis ta pidas nagu imelikuks, ma mõtlen see klient, et küüned kleepuvad. Mitte, et see on ebanormaalne, et sa lihtsalt nagu keset küünehooldust. No kuule, ma lähen käin ära. Koon ühe ilusa liiniuki sulle ja... Seda aru, aga tead, nagu mul endal on üks väga hea sõbranna, kes on siuke, et ta on siuke, et... No nii hea. Koob nii hästi. Ta on siuke, et tal on jumala savi, nagu mis kelda sinna läheb. Kui tal on 16.30 on aeg ja kui ta läheb 17.40 sinna ripsmooldusesse näiteks, siis ta arvab, et ta siiski peab selle hoolduse veel saama ja tehke nii palju, kui jõuate selle aja sees nagu. Ja nagu tal on jumala pane kas või patchid alla, sobi. Mida? Aga ma arvan, et see naine täpselt samamoodi, et tal on lihtsalt niimoodi, et tal on nagu täitsa kama. Ta oli täitsa suva nagu inimestest ja see oli tal lihtsalt märkmikus kirjas, et ta oli nagu nii kohusetundlik, et ta tuli kohale. No lihtsalt vaata, et linnuke kirjas, et nüüd talle pära vahet üle palju ta sai. Ma ei oska kommenteerida isegi seda nagu lugu. Tead, ma arvan, see on mingi maksimaalne hipster vibe. Siuke hull on siuke lilled ja heinama ja siuke. Ma arvan, see on täpselt siuke, aga mul ei ole varem siuke klienti olnud. Kuule, kas sul on kunagi siukest klienti olnud? Kes tuleb sulle, küünehooldusesse antud juhul on aga nad on nagu selles mõttes, ma tean konkreetselt, mul tuleb üks konkreetne inimene meelde, kes on käinud meil kunagi salongis niimoodi, et ta minu juures käinud küüntes ja ta on käinud juuksuri juures ka ja kes ei suuda mitte midagi otsustada. Oled seda kogenud siukest klienti või? Mul on, aga ei, mul on... Läbi aegade ma mõtlen. Ei, mul on praegugi nagu, ta on nii selles mõttes... Ei, aga siuke, kes... Sa mõtled, et sa ei saa isegi tööd teha või? Jah, ei, ta on siuke, et nagu... Ma ei oska seda kirjeldada, sa saaksid sellest aru. Aga see ei saa olla siuke nagu, ja muidugi, kui sul on oma inimesed, siis see on juba lõpuks niimoodi, et tee. Ja ta ütlebki, et tee nagu. Aga sa oled siuke, et sa oled suht algus, nii, või siis sa oled avatud uutele klientidele ja sa ei tunne teda veel, sa ei tea, mis ta maitse on, sa ei tea, mis inimene ta on, sa ei taju nagu seda. Ja mul on ühe korra elus olnud selline asi, mul oli suht algusaeg, siis olid ju küünelakid. Ja mul tuli üks klient sisse ja tahtis küüsi lakkida ja küüsi ma lakkisin jälle, nagu ma ükskord rääkisin, 10 minutit lakkisime koos kuivamisega mingi 15-20 minti. Ja mul tuli see klient sisse ja ta valis tund aega küünelakke ja see, et lasi veel peale panna, ikka ei meeldi, võta maha. See on nõme. Ja mul on elus olnud 2 korda sellist asja ja see teine oli siis see, kes tuli sinna juuksurisse ka,
aga kuna mul ühe korra oli juba kogemus olemas ja ma olen niisugune, et kui ma tajun ära, et klient seda teeb, siis ma niimoodi, et ma ütlengi talle, et näed, ta ütleb, et see on ilus värv, see on ilus värv. Ma ütlen, okei, siis need 2 jätame, ära rohkem vaata. Siis ma ütlen nii, et nüüd vali nendest, siis ta mingi, ma ei tea, et see on päris ilus. Siis võtad kohe selle ära, vaata, et see ei anna talle üldse nagu, sest et inimene ei suuda üldse. Ta ei suuda otsustada. Aga seda on, ja ma tean, et ta läks, seesama klient läks pärast juuksurisse ja oli niimoodi, et lasi juukst ära värvida ja siis natuke aja pärast ütles, et talle ei meeldi see. Ja nad olidki niimoodi kella 5, kella 11 tegid seda ja ta ei jäänudki lõpuni nagu rahule. Vaata sellel inimesel, vaata, see ongi täpselt, et ega endal on ka mõne asjaga niimoodi, et see visuaal, mis sul peas on, seda ei ole päriselt olemas reaalselt nagu vaata. See on täpselt nagu niimoodi. Aga mul on olnud niimoodi kliente, aga ma õppisin ka muidugi sellest hiljem, et ma olin konkreetsem, siis temal oli nagu niimoodi, et võtan selle või selle, on ju. Mõtlen, Savi nagu võta, on ju. Ja siis ta tuleb järgmine kord, see ei olnud ikka õige toon, vaata. Aga see on ju päris hull jah, et kui ikkagi, ma mõtlen, et kui ikkagi tulevad sellised kliendid sisse, et siis ma tean, vaata noortel on just see, et nad ei oska nende klientidega midagi teha. Nad tahavad vaata hästi jahmehed olla. Ja siis, aga nendega tulebki väga konkreetselt, et võimalused tuleb käest ära lihtsalt võtta, et need ei jookseks kokku. Äkki siin sellel, kes siin nüüd kudumiselt ta mõtles ka, et äkki ta nüüd teeb kudumisringi ja siis ta otsustab tegelikult, et mida ta päriselt tahab. Siis ta tuleb tagasi. Tead, see on, ma ei tea, mis maailmas see, ma arvan, et see... Ma arvangi nii, nagu sa ütlesid, go with the flow, põhimõtteliselt ta nagu lihtsalt tuli... Ma arvan, et ta on maksimaalne hipster ja ta elab hetkes lihtsalt ja ta... Ja tegelikult lõpus vaata, kui ta, Aga miks ta kiusama hakkab siis? No sellepärast, et ta nagu äkki nagu eeldas seda, et nüüd tehnik ütleb, kuule, et ma ei tegele enam ja siis sa saab ruttu kudumisringi minna. Saad aru, kui nagu tehnik ise... Aga tegelikult ta katsetas. Ta katsetas piire. Ta katsetas ja kui ta oleks saanud, siis ta... Ja siis ta oleks minema läinud. Vähe ehtva. Ja kui olekski tagasi tulnud, see oleks ootanud teda seal. Näiteks. Või siis näiteks sina nagu... Võib-olla ta on ka selline vaata variant, et sina ju võtsid otsuse vastu, et nüüd teenust lõpetada ja pärast, kui midagi on, tema saab öelda, et mina ei ole midagi teinud, vaata, et tehnik ise nagu on ju. Ei, ma ei usu seda. Ma arvan, et ta olekski teinud selliselt, et ta oleks käinud sinna kudumisringi ja ta oleks tagasi tulnud ja ta oleks laadnalt nagu neid küüned ära teinud. Ta ei võta 3. lugu. Ongi kõik juba 3. lugu või? Ei no mis asja, mis ei ole siin midagi. Ahah. Nii. Seda ma ei ole kuulnud. Ma ei teagi, mis see on. Need 2 viimast on minu jaoks täiesti tutikad, seda essat ma teadsin. Okei. Ma praegu ei tule üldse ette see lugu, ma loen, siis äkki tuleb. Räägin teile situatsiooni kliendiga, mis sel ajahetkel oli šokeeriv, kuid nüüd tagantjärgi isegi natuke naljakas. Töötan küünetehnikuna ning kliendiks oli vanem naisterahvas, kes oli ka varem mitmeid kordi minu juures käinud. Alustasin tööd ning circa 30 minuti möödudes palus klient tualetti. Issa on need WC lood. Hakkab jah, ma juba näen. Näitasin kliendile WC. Ma tean seda lugu. Ära loe, ära kuula. See on nagu next level reaalselt, mul tuli meelde nüüd. Näitasin kliendile WC asukoha ning pöördusin tagasi oma tööruumi, mis lehkas paha haisu järele. Ma ei tea, mis nüüd saab, oota. Nii, redis. Silm jäi pidama kliendi toolil, millel olid märjad plekid. Ootasin klienti tualetis tagasi umbes 15 minutit, ning kui ta lõpuks saabus, siis hakkas ta paaniliselt käekotis poe kilekotte otsima ning neid kliendi toolile asetama enne istumist. Põhjendas ta oma käitumist sellega, et tal kõht väga valutab ning ta igaks juhuks paneb endale midagi alla. Mõte käis peas ringi, et ta vist püksi teinud ning küsisin kliendilt, kas saame üldse enam teenusega jätkata. Klient arvas, et pole midagi hullu, teeme ikka lõpuni. Kahjuks ei suutnud mina peale paari minuti haisu pärast okserefleksiga võideldes enam jätkata ning väljendasin ka kliendile, et ma ei suuda seda haisu taluda ning lõpetan töö. Klient oli mõistev ja õnneks lahkus koheselt. Oli maniküüri küll ära teha jõudnud kliendile, kuid selle eest klient ei taibanud maksta ning mina olin šokis, et alles hiljem sain aru, et tegin lisaks kakahaisu talumisele ja klienditooli rikkumisele ka tasuta tööd. Hiljem selgus ka tõsiasi, et ta oli koridori ühistualeti põranda ning prill-laua täis kakanud ning selle koristamata jätnud. Kahjuks puudus endal julgust algaja tehnikuna kliendilt tagantjärgi kahjud sisse nõuda ning sinna paika see asi jäigi. Ka klient pole rohkem tahtnud minu juurde tulla. Maniküür oli vist keh. Ei tahtnud tagasi tulla. Ma ei tea, mida teha.
ei no selles mõttes, et eks meil kõikidel on nagu sest kõhuhädasi ja ärritusi vaata, aga siis täpselt nii ongi. Sa ei anna alla või? Ei anna alla lõpuni. Aga ei, ma mõtlen seda, siis lähedki nagu aga ma mõtlen, kuidas ta koristad enda järelt ära ikka ju. No see on, kusjuures tead, nii kurb on tõdeda, et ma olen ise ka nagu naisterahvas ja meid kindlasti on enamus meil naisterahvasi, keid vaatavad, aga see on kole, mis toimub naiste ühisvetsudes. See on reaalselt kole. See on rõve lausa, mul ei ole sõnu, meil oli praegu nädalavahetusel oli niimoodi, et ma läksin, kas pühapäeval läksin kaupa viima ja siis käisin vetsus, see oli õudne. See oli täis uusus, seal oli kõik on näha, kellel on see kena aeg ja kellel ei ole see kena aeg, see õitse aeg, just. Punased pühad. See on rõve, see on reaalselt rõve, vaata. Aga tead, ma ütlen sulle, saad sa aru, ma olen sattunud ka niimoodi, on häda peal, sa lähed nagu ühisvetsu onju ja sa näed, et seal on räis nagu rooja vaata, kole vaata. Oota, ma räägin sulle, aga ma pean häda ära tegema, mida ma teen? Ma kuulen, et inimesed on seal. Koristan ära, sest pärast arvatakse, et mina tegin seda. Jah, aju vaba nagu ja nüüd ma olen teinud niimoodi, kui mul on valida, ma enne piilun. Ma ei hakka küll. Kui kaapekad on sees, siis ei lähe. Siis ma lähen, kui mul on väga häda, siis ma lähen. Tead, see on jumala paljudel see, et lähevad vetsu ja kui on kaapekad, siis koristavad ära, sest päkki järgmine arvab, et sinu kaapekad. No aga see on nõme ju, see on täis nõmedus, on ju. Et okei, aga WC, aga ma mõtlen seda, et kuidas sa nagu ei tunnetanud, et sul tooli peale läheb nüüd? Kuidas sa ei tunneta selles mõttes? Hakkas pilni jooksma. Need spioonid on kõige salakavalamad. Äkki ta tahtis spiooni lasta? Ma ei usu, ma arvan, et sa ei arva, et ta oli, aga kuidas see saab nii lõtv olla, et see lihtsalt nagu pläuh laseb? Jah, võib-olla on. Et see niimoodi nagu lihtsalt nagu... Ja kui sa tunned nagu lõhna ka, vaata selles suhtes. Mis lõhna? See on hais. Lõhn. Aga selles mõttes, et mina näiteks, kui mina kliendina, kui minul olekski niimoodi, vaata, mul on nagu kõhuhäda, siis ma kohe nagu ütleks tehnikule, tead, et ma ei tea, kuidas meil nagu ajaliselt on, et reaalselt nagu keerab, mis iganes äkki sõi midagi on ju, et kui ma nüüd pean tihedamini käima, et kas me jõuame vaata, või siis ma ütleks nagu teeme full midagi kiiresti lihtsalt nagu korda on ju. Selles suhtes, et tehnik ei peaks nagu selles mõttes sellepärast kannatama järgmised kliendid tulevad ju peale on ju. Et mina kui tehnikuna ütleks niimoodi on ju, aga tema, vaata mõnedel tekib ka selline nagu vale häbi öelda, et tal on nüüd kõhuga probleeme. Ei tii, meil kõikidel tuleb see Versace tagumikus, seal mul on selline tunne, vaata. No mul on vahepeal jääb selline tunne, et mõni ütleb, ei mina küll kakale ei käi selles suhtes. Enam panen kindlad kätte, kui ma ise vetsu lähen. Halloo nagu selles suhtes. Et ei no on, Versace või kellele, mis meeldib on ju. Et selles suhtes, et kui see, mulle tal pigem tundus nagu normaalsem nagu lasta see tört sinna toolile, ta mõtles, et äkki nagu leevendub. See oli kindlasti mingi õnnetus, aga et ta alla ei andnud, see oli huvitav. Ei, aga teine asi. Aga mõtle seda, et sa tuled tagasi ja sa näed, et sul on nagu tooli peal, siis sa jällegi, kliendina ma ütleks, kuule, et happens on ju selles suhtes. Ise maksimaalselt häbi oleks, on ja, kui mul juhtuks maksimaalselt häbi, maksimaalselt ise ütleks kohe, et ma teeks ise kõik koristaks ära ja kui mul juhtukski vetsus, et tõesti ma koristaks full ära kõik, ma jätaks nevel. See on nagu rõve, see on täis rõvedus, ma lülin seda asja kõige rohkem nagu, kusjuures minul, kui keegi peaks kunagi külla tulema, siis mul on kõige puhtamad on WC ja köök. Võtan ausalt. Ma ei tea. Puhastan, ma koristan mujal ka muidugi, aga see on kuidagi minu jaoks on niimoodi, minule, kui mina nagu külla käin, mina ei arvusta kunagi. Sa oled kuulnud seda, et inimeste puhtust saab hinnata nende vannitoa järgi või? Usud seda või? Minul on vetsu järgi. Ma ei tea, miks mul on vetsu järgi rohkem. Sa oled muidu kuulnud seda või? Ei, ma ei ole kuulnud. Et kui vannituba must, siis teatagi, et siis on, et inimestele saab vaadata seda. Ei, seda, mina ei ole vannida. No vannituba veits on tihti peale üks sama. No põhimõtteliselt siis on suur. Ja minul on ka täpselt sama. Minul on nagu kuidagi see vets peab olema, nagu kuna mul on nad eraldi vannituba ja WC on ju. Küll aga vannitoas mind häirib see, et mul on nagu vann on ju sees on ju ja siis sa koristad ära ja siis 2-3 päeva pärast sa näed juba see äär on sellist nagu seda tolmukübet täis vaata, sest nende käterätikute pealt vaata tuleb nagu. Toodult. Just. Ja see on nagu... Ja.
Struggle is real. Ja. Aga oota, sellega seoses, ühesõnaga, see lugu oleks võinud olla, see lugu... Olemata. Ei, selliseid asju juhtub, selge see, aga nagu see inimene oleks pidanud olema ise nagu vastutustundlikum selle olukorra ees nagu ja selles... Juhtub kõikide, tänava peal juhtub ka. Nagu, aga sul on juhtunud? Et ma olen püksid enda. Ei, no jah, põhimõtteliselt tahad nagu koolis, seda spiooni ja siis algklassides pidevalt läksid ju, vanasti oli ju see, et mina käisin koolis, siis oli olid ju, ma elasin Panelkas olid ju, tulid need võtmega, need uksed vaata tulid alla. Ja oli nagu niuke vetsukas vaata ja 4. korrus. No, alati kas lasid seal välikoridoris täis ennast, siis või lasid seal maja ees täis, välikoridoris või vetsu ukse ees. Aga korraks oli soe alati. Alati oli korraks soe. Eriti talvel, sa lihtsalt tunned, nii soe on ja siis järsku, külmaks kisub. Aga sul, üldiselt see on kõikidel inimestel vaata mingi, sul on vetsuhäda on ju, näiteks siin, mul on praegu, näiteks kui mul oleks vetsuhäda on ju, nii ma teaks, et ma peaks nüüd, siin näiteks kui ei oleks vetsu on ju, ma tean, et vetse on nagu põhimõtteliselt, ma ei tea, paari kilomeetri kaugusel, nii, mida lähemale sa sinna jõuad. Oi jumal, ma olen teine, kui saad seal, kui tean, et kedagi tee juures ei ole olnud, vaata, saad seal tee peal tõmbad püksid juba lahti, saad seal enam-vähem oleks võimalus tõmbaksid püksid maha poolel tee peal. Mul oli kunagi siuke lugu, et ma läksin Soome, või ma elasin vaata Soomes on, nagu ma siin eelmine saade rääkisin. Sfääridel, Rootsis, Norras. Jätkame Makedooniaga. Ja just kolisin Soome ja ma ei olnud veel kohvijooja siis. Niimoodi. Ja mul üks tolleaegne sõbranna elas Turus. Turu asub siis mingi siuke paari tunni... Ma olen käinud koolitamas seal kusjuures. No võt. Turku. Ja käisin seal sõbranna juures ja tema tegi hommikul kohvi ja ma jõin ka, aga ma polnud kohvijooja. Nii et ma ei teadnud, et mis endaga kaasa toob. Pluss ütlen veel lisaks, et tollel ajal ei olnud internetiga neid nutitelefone. See oli siuke 2008, alles hakkasid tulema. Siis olid Motorolad. Mul oli mingi Samsungi mingi junn siis ja see mingi lükkasid üles. Sul oli väga, mul oli see 1 ja kroonine Motorola sinine. See oli 90ndate lõpus. Nii. Jah, tõesti. Nii. Ja siis lähen bussi ja juba tulen, vaata, väheke törts nagu juba vetsuhäda. Aga soome keelt midagi ei osanud, oli just värskelt kolinud Soome. Mis näitad niimoodi? Ja niimoodi, et Salos oli veel nagu peatus ja mõtlesin, kuri nahk, et nii meeletu vetsuhäda, aga ma ei julgenud küsida, mõtlesin, vahet ei ole. Ja saad aru, ma olin nagu full niimoodi seal bussis, et ma mõtlesin, et nii ma jõuan sinna kampi, kui ma ennast täis nüüd siin bussis lasen, et novembrikuu, kuidas ma nagu jope sätin niimoodi, et ma saaks nagu järgmise bussi peale minna, sest et ma ei jõua kinni hoida, nagu, et mul on nii rets vetsuhäda lihtsalt nagu, ma mõtlesin välja kõik stsenaariumid, kuidas ma ennast nagu täis lasen, siis saad aru, tead seda, vaata, kus sa oled nagu jalad paned igatepidi juba kätega ja kinni, vaata, nii rets juba, siis filmist pisarad jooksevad, see on nii jõhker vetsuhäda, nagu nii jõhker. Ja alati oli niimoodi, et kui sa Turu poolt sisse sõitsid, see oli suured McDonald's ja niisugused kollased M-tähed olid, vaatasid, jess, Helsingi, lahe, kohe varsti jõuan nagu. Selles bussis ei olnud nagu WC-dega midagi. Aga sa oled ju Eestist tulnud nagu 2008. Sa ei tea, et bussis on WC-d ja täpselt oligi üks naine kõndis taha vetsu. Oh my god! Ja ma olin nagu 2 tundi oli niimoodi kätega ja kinni hoidnud niimoodi, et pisarad jooksevad nagu nii retsi ja siis vaata, mingi naine läheb sinna vetsu taha. Muidugi läksin ka. See oli niimoodi läheb vetsu. Üle selle, ma arvan, bussi tuli seal. Oligi siuke, jaa. Aga sellega, mis ma vahepeal nagu hullult naerma hakkasin, mul tuli meelde selle vetsuga, et metsas vaata, seenil käid, on ju. Seenil. Nii. Sa käid, on ju, vanasti ikkagi, vetsupaberit ei olnud, aga nii hull, siis oli ikkagi ajalehe värk, vaata. Ajasid, on ju, ja siis vetsu, metsas tavaliselt värst kuhuki ja täpselt, korjasid neid, vaata niimoodi. Aga seal metsas käimisega oli mul alati nagu hirm. Miks just teeleht huvitav? See oli parajalt suur või? Ei, tegelikult oli see, üks teine suurem on, mitte teeleht, tal on mingi teine nimetus. Teeleht oli see, panid selle nagu plaastrina ju peale, vaata. Oli? Aga mingi üks teine nagu oli. Aga ühesõnaga siis minul oli alati niimoodi, et seal, kes sekunditega asi võisi, sest ma kartsin, et keegi tagant tuleb või karu tuleb, vaata sellest, et selle alati ma keerasin selle tagumise poole alati vastu puud, et vähemalt keegi mulle tagant ei tule kallale. Selles suhtes. Aga see on lahe, et meil need lood täna eskaleerusid nagu mingite vetsus käimiste peale. Ja. Üli cool. Saad, kuule, aga jällegi siis peab
läks hääletama. Milline lugu läks kõige enim hinge? Milline lugu teil jah enim hinge, mis see seostub teiega? Nojah, okei. Mida? Ei, ma mõtlesingi, et võiks nagu kuidagi, aga et panna nagu, et milline nagu seostub nendega või mis see värk. Ei, no teeme niimoodi, missugune lugu teile tundus kõige jaburam või kõige nagu sellisem? Ja mis on ikkagi võidulugu? Ühesõnaga siis lood siis meil olid, mis me paneme nende nimedeks, on siis meil Fallos, Kudumisring ja siis Rikutud tool. Ei, no see on nii kerge. No, Rikutud tooli pärast sa küll praegu sellist nägu ei tee. No kakaisu pärast teeksin. Kakais. Kakais. Ühesõnaga ja siis see, kes võidab, seekord saab endale küüsi lakkida. Kas see on ei ole pärmutar? Ei ole. Aga väga ilusad ärid on need. Kas nende nad, kuidas sa kommenteerid, kas nad ma ei ole meid katsetanud, mitte sentigi. Laki ais nagu lakk ikka, küünelakk, aga ma ei ole, need on nii uued, et ma ei ole isegi jõudnud neid lahti keerata. Aga toonid on ilusad puhtad. Toonid on ilusad, jah. Et hääletage ja kindlasti saatke meile lugusid ilufopaa@gmail.com, et siis sealt on hea lihtne kohe võtta ülevaadet siis ja kindlasti loiki, võt niimoodi press, on ju, et ikka läheks kotki, aga mitte nii katki, et sa rohkem vajutada ei saaks, et veerand katki. Jah. Ma alustasin episoodi jah ja sina lõpetad episoodi jahidega. Aga ütleme jah Ilufopaa siis podcastile ja külastage meid jälle. Olge tublid. Davai, kus ma olen, tšau. No kuule, tšau. Noh, tšau. Oih.